Räägite eesti keeles? Ikka. Okay. Tahaks küsida, miks te mind kinni pidasid? Kontroll. Kontroll. Mis kontroll? Seda, et mis teid Eestisse toob Terviseameti ametiabi hetkel? Ma ei tea, ma tean, et on põhiseadus ja teie kinni peatamine on ebaseaduslik. Olgu härra, sõitke praegu siia kõrvale ära. Sõitke siia kõrvale, teevad siia. Teavitad, et kasutan morbikaamerat. Ma kasutan 2 kaamerat. Nii. Keskele politseiaskar Trubetselik Marks Mägi, olge hea, estage enda dokumendid. Ma tahaks kõigepealt teada, miks te mind peatasite. Liiks järelevalve. Schengeni konventsiooni meetmed. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kontrollime välisliistunud sõidukeid. Jaa, aga miks? Miks? Teil ei ole lihtsalt niisama õigus peatada, teil peab olema siis dokument, kus teil on, ma olen ise politseis töötanud, Eesti Vabariigis ei või niisama peatada, peab olema põhjendus. Ma just selgitasin teile. Ei ole, see ei ole selgitus. See on minu õiguste piiramine. Et ei saa lihtsalt kinni pidada autot. Teil peab olema alusdokument selle jaoks või mingi põhjendus. Kas ma olen kuriteos kahtlustatav, kas ma olen ohtlikult nakkushaige või siis peab olema autol ilmselge puudujääk või on tulnud minu kohta avaldus, et ma olen näiteks ebakainesolekus või midagi sellist. Aga kui sihukest põhjendust ei ole, siis te ei tohi mind isegi peatada, nii et palun selgitage, miks te mind peatasite. Täpselt nii, nagu ma just algul selgitasingi, enne teie pikka monoloogi, Schengeni konventsiooni meetmed. Mis see tähendab? Välisliigust tulnud sõiduauto kontrollimine. Mis asi? Nii. Välisliigust tulnud sõiduki kontrollimine. Miks? Ma just selgitasin teile. Tähendab seda, et meil on õigus selle alusel kontrollida teie sõidukit. Ei ole. Ma olen Eesti Vabariigis. Siin kehtivad mulle kõik Eesti Vabariigi seadused. Kehtivadki, sellepärast ma räägin. Kuulake palun mind lõpuni. Ja Eesti Vabariigi seadused kehtestavad väga suured vabadused ja õigused. Ehk siis isiku puutumatusele, eraelu puutumatusele. See jutt ei puutu enam siia, mida te praegu räägite. Miks? Elu ja isiku puutumatus. See ei puutu praegu siia. Te takistate minu vaba tahet. Mina selgitasin praegu teile. Aga mina ei pea seda seaduslikuks. Mina vaidlustan selle. Teie peate praegu täitma politseiametniku korraldusi. Oota, seaduslikke korraldusi. Ja mina ei pea teie korraldust seaduslikuks. Ma vaidlustan selle. Te saategi pärast vaidlustada. Ei, ma juba vaidlustasin enne. Teie käest küsiti, et olete praegu allutatud politsei korraldusele. Ei, ma peatusin ja nüüd mina vaidlustasin teie korralduse seaduspärasuse. Ja nüüd ma tahaks saada selgitust, miks te tegelikult Eesti Vabariigi põhiseadust rikute. Te saategi pärast edasi. Ei, teie saate pärast edasi. Teie töötate, mina olen Eesti Vabariigi kodanik. Ja teie töötate minu jaoks, mitte vastupidi. Ja on süütuse presumptsioon, see tähendab seda, et niikaua kui ei ole kohtulikku süüdimõistmist, mina ei ole midagi rikkunud, midagi valesti teinud, nii et palun selgitage siiski, et miks te kinni peate rahumeelse kodaniku, kes ei ole teile mitte midagi teinud ja takistate tema vaba tahte elluviimist Eesti Vabariigi põhiseaduse vastaselt. Ma juba selgitasin teile. See selgitus ei päde põhiseaduse võtmes. Kas te saa aru, et kõik seadused alluvad põhiseadusele? Teie arvate, et te võite kuskilt altpoolt tõmmata kaardi ja siis see pädeb? Ei ole niimoodi.
kuskilt vahelt tõmbate ja teete mingid mätsikud. Põhiseadus on see, millele alluvad kõik seadused. Ehk siis te tegelikult peate alati arvestama sellega, et kui te teete oma tööd, et te rikute potentsiaalselt, kui te võtate valikuliselt inimesi ja hakkate neid peedistama, siis te rikute ja riivate nende õigusi. Mis peedistamist hetkel räägite? See ongi, te olete mitmekesi siin praegu ümber olete. Nädal aega tagasi mul on videos. Kuulake palun mind. Ma ei hakka midagi kuulama, mis teil on. Te kuulate väga ilusti, seepärast, et mina olen Eesti. Kuulake. Te olete korraldus enda dokument, kui te seda esites veetakse selle sunniga ära teil. On selge? Oot. Kui te koostööd ei tee. Mina teen koostööd. Ma aitasin teile. Ma teatame teie pikka Me räägime asjast, mitte teie monoloogist. See ei puutu asjast, mis te nädal aega tagasi tegite. Oodake, kuulake palun lause lõppu. On küll vaja. Praegusest hetkest. Aga te ei ole mulle andnud mulle veel selgitust. Miks üldse kinni peeti? Ma juba enne selgitasin. Te lihtsalt kordate sama asju. Saate aru, härra? Sunni eest esitada hoiatse muidu, või? Mis see tähendab sunnite? Miks te rahumeelset inimest sunnite, kellel pole mingit süükahtlust? Miks te peate... Tervis. Minu nime on Tanel Kukk, tere. Tere. Kui te tulete Eestisse ja kui te sõidate sõidukiga, siis ohu ennetamiseks meil on õigus allutada teid puhumisele, meil on õigus teie dokumendile. Okei, millise ohu? Selle ohu, et te oleks alkoholijoobes ja et teil oleks kehtiv juhtimisõigus. Oota, kuidas niimoodi? Kas te annate meile dokumendi või mitte? Kui te ust lahti ei tee, siis me oleme sunnitud selle ukse jõuga lihtsalt maha võtma. Kui te tulete minu isiku ja minu vara kallale... Niimoodi on, ma lihtsalt me ei taha tulla, aga see on ainukene variant, kuidas me teie autosse pääseme ju. Minul on dokument minu käes. Mina ei anna seda teie kätte. Nähtavalt olete alkoholijoobes ka praegu. Siin nähtavalt ei ole mitte midagi. No, minu arust on. Mina näen, et ei tunnused. Aga kas siis, kui ma autoga... Siis, kui ma sõitsin autoga, kas ma sõitsin kuidagi kõveralt? Nii, ma anname teile korralduse. Mis see korraldus on tähendab? Või te väljute sõidukil? Näete minu dokumenti või ei näe? Võtan selle dokumendi enda kätte. Ei. Selge, kui te dokumenti... Miks ma pean ta su kätte andma? Isiku samasuse tuvastamiseks... Palun näete te... Ei, kuulake mind, kuulake. Vaadake. Mul on vaja teostada dokumendi kontroll. Tuvastada selle ehtsus. Ma saan seda tuvastada ainult silmadega vaadata. Aga kuidas mina tean, et te päris politseinik olete? Teil on nägu kaetud, te ei ole mul oma seda töötõendit isegi esitanud. Kas te soovite minu töötõendit? Absoluutselt. Selge. Kõikide teie. Palun andke minu kätte, mul on võrdsed õigused. Nii, teised ka palun. Kas te annate enda dokumendi või? Annan küll, aga tahan teiste veenduda kõikide teie dokumendi põhjast näitsid nii korraks, et ma isegi ei jõudnud vaadata. Oota, ma ei näe ilusti, näita valgus ka peale. Käsi on ees ju. Noh, tulete välja või tule? Mis välja pean tulema? Sellepärast, et meil on vaja teiega suhelda. Ei, näe, suhelge läbi akna. Aga appikene lihtsalt võtate mult ära. Teile selgitati ära, dokumendi õigsust kontrollitakse, tema turvaelementi, tema ehtsust, tema materjali. Hetkel rakendame Schengeni kompensatsioonimeetmed sadamaalal, te ületate riigipiiri, piirivalvevad. Ei, kus see piir on, näidake mulle. Ja te olete sisepiiril, Soome ja Eesti vahel. Kus kohas on piir, mina ei näe. See on teie probleem. Mina ei näe piiri. Hetkel tulite Soomest. Kontrollime teie dokumenti, kas te olete käinud Norras või Rootsis, kas te lähete mõne erisuse alla, miks te ei peaks karantiini minema? Teate kõik, et see kõik on ebaseaduslik. Kuidas see ebaseaduslik on? Sellepärast, et eriolukorda ei ole. Ja ainult eriolukorraga te võite sellist asja teha. Ja eriolukorraks ei ole põhjendust. Siseministeeriumi käskirjad paika pandud. See ei loe. Ei loe. Eestis kehtib üle igasuguste käskirjade põhiseadus. Ja nii, et siseminister ei saa käskida pooda ja laska. Tema on lihtsalt, temal on õigus omale arvamusele, nii nagu minul. Tema ei ole kodanikuna ega kellelgi üle minu. Ükski määrus ei ole üle põhiseaduse ja põhiseadus kaitseb mind. Teeme kainuskontrolli ka. Eemalt A suunas puhuda. Natuke kõvemini A suunas. Ennem siin keegi väitis, et ma olen ilmselgelt joobunud ja te olete valevorstid. Te olete täiesti sellised... Äkki teie olete ebakained? Kas te saate silmad lahti tänast? Mul pullid reageerivad, ma olen täiesti terve ja Vaadake korra siia lihtsalt. Ma olen 99 aastat, pole mitte tilkagi alkoholi olnud.
ma olen jumala mees, täiesti aus, karstlane, kristlane ja te kiusate inimest praegu ja te rikute seadust. Ma olen endine politseiametnik ja ma tean oma õiguseid, teie rikute praegu seadust. Ma töötasin Lasnamäe politseijaoskonnas ja olen õppinud politseikoolis ja ma tean oma õigusi. Te arvate, et kõik on lambad ja keegi ei tea oma õigusi. Nii et palun andke mu dokument, laske minna, palun õppige oma töö selgeks. Kas te kuulete? Ei kuula. Teie dokument, nagu tahtsite. Näevate kõik, head päeva teile. Aga nüüd on niimoodi, palun andke oma dokumendid, ma teen sellest pildi, ma teen avalduse teie vastu. Nüüd, sest et mul on kõrini ja ma käin Eestis nii palju, kui ma tahan ja keegi enam ei pea mind siin piiri peal kinni, seepärast nüüd tuleb niisugune asi, et ma algatan nüüd teie vastu ametlikud menetlused. Palun pange oma... Vastake see paber, võite märkmeid teha, pilte teha ei tohi. Mul on niikuinii videos kõik. No ma saan aru, aga see video näitab teile ukse polstrit, see ei filmi üldsegi. Mis siis, ees. Sinu, Rando, sinu nime ma sain kirja. Nii et te saate varsti oma siis ministeeriumist kindlasti kuulda sellest, et te olete rikkunud korda. Ja ma olen korduvalt politseiametnikele siin sadamas, mis ei ole piir, selgitanud, et selline asi on ebaseaduslik. See, et mina elan Soomes ja mul on Soome seadustele vastavalt siis Soome numbriga auto, see ei ole mingi põhjus kinnipidamiseks. Samamoodi nagu Soome politseinikud peavad eestlasi kinni lihtsalt sellepärast, et nemad arvavad, et eestlasi peab koinima kuidagi. See ei ole õige lihtsalt. See on niisugune vastik suhtumine ja mina soovitan teil nagu meelt parandada niisugusest asja. Ei, meie meel on väga hea. Ei, mitte meil ei ole hea, vaid te olete patukotid, te teete ebaausalt asju. Lugege siis palun riigipiiri seadust ja lugege Schengeni kompensatsiooni. See ei loe mitte midagi, põhiseadus on üle kõikide igasuguste nende kompensatsioonide määruste, need ei kehti siin. Eestis iseseisvus on aegumatu, võõramatu, kõik mis asjad rikuvad seda. Ja tulevad üle selle, siis need on juba eos kehtetud. Ma võin teile nii palju öelda, mehed, te tegelete täitsa vale asjaga. Eestis tapetakse, kuulake, Eestis tapetakse 3700 last iga aasta. Kus see informatsioon teil võetud on? See on ametlik Eesti Statistikaameti andmetel. Ja mismoodi nad tapetud on? Ja nemad rebitakse tükkideks ja väljutatakse ema üsast. Ja nendel on samamoodi põhiseaduslik kaitse. Seda lihtsalt nimetatakse vale nimega ja öeldakse, et see on meditsiiniline protseduur. Aga tegelikult see on lihtsalt vastik mõrv, ette kavatsatud laste mõrv. Ja samamoodi teie ka praegu rikute minu põhiseaduslikke õigusi. Jaa, väga meeldib. Meie poolt olete vabad, jääme siis kirju ootama. Ütlen veel videosse ka, mina Tallinna kordonist Rando Randma, minu baarimees Karl Kadarik. Jääme kirju ootama. Ilusat õhtut teile. Lähege vist.